Tšau! Minu nimi on Maris Tammet. Olen enesearmastuse ja õnneliku elu teejuht. Ja mul on nii hea meel, et sa oled jõudnud minuni ja kuuled siis tänast infot, mida ma jagan. Ja täna ma tahaks rääkida kinnihoitud emotsioonidest, et mis need on, kuhu need kogunevad ja mida siis nendega teha, et need lahti lasta, et vabastada enda seest. Sest kinnihoitud emotsioonid mõjutavad meid väga palju. Me isegi ei tea enamus emotsioone, mis me oleme nagu endasse kogunud, et need nii palju meid mõjutavad ja millised need on või kus need alguse on saanud. Kuid nad mängivad väga suurt rolli siis meie elus, meie tunnet või nagu selles suhtes tunnetes, meie reaktsioonides kui ka meie mõtetes ja sõnades. Ja kaasa arvatult, et need on nagu loomulikud asjad, mida mõjutavad siis kinnihoitud emotsioonid, aga kinnihoitud emotsioonid, mis on nagu kõige hullem, mis tegelikult see tegema hakkab kahjustama sinu tervist nii vaimselt kui füüsiliselt. Vaimselt poolt sa juba tead, on ju, et ongi see, et ta mõjutab hästi palju sinu mõtteid, sellega ta tekitab sulle stressi, pinget, depressiooni. Aga palju hullem on see, et ta tekitab sulle füüsilist valu. Ja põhikohad, kus need valud hakkavad välja lööma, on sinu selg, ehk siis enamus seljavalud on seotud kinnihoitud emotsioonidega ja täpselt sama kehtib ka kõhuvaludega. Kõhu-seljavalud on pealmiselt, mitte alati, aga põhiline valuallika koht on tegelikult kinnihoitud emotsioonid. Jah, kui sul on mingi vigastus olnud või mingi muu asi, et mingi muus, näiteks mingi närvipõletik või mingid sellised asjad, siis on ka kaasa arvatud see füüsiline valu, on ju. Näiteks minul isiklikult oli alaselja põrutus, aga kõik need füüsilised vigastused, mis me saame, või näiteks tekib närvipõletik mingi põhimõtteliselt täiesti teadmata kohast, on ju, on ka seotud just nende allasurutud siis emotsioonidega. Ehk siis tekibki see olukord, kus sa saad selle vigastuse, saad sa selle põletiku. Seda tasub ikkagi ravida nagu arsti mõistis ka, on ju, et sa ei jäta niisama, et okei, see on lihtsalt kinnihoitud emotsioon. Et siin on see, et sa ikkagi nagu taastud ka füüsiliselt, aga selleks, et sa saaksid päriselt nendest valudest lahti, et asjad hakkaksid liikuma ja ravi toimiks, olgu see siis taastusravi, et ongi mingid harjutused, asjad või on siis mingid ravimid, kes mida kasutab. Aga selleks, et need päriselt toimiks ja sinu seljavalud, kõhuvalud kaoksid, tuleb tegeleda nende kinni jäetud emotsioonidega, sest jah, sa võid oma seljavalu paremaks saada näiteks, et sa käidki seal taastusravis, võtad rohtu, valuvaigisteid, mis iganes. Ja siis sul läheb asi paremaks ja siis on tükk aega nagu rahu majas. Aga valu tuleb tagasi. Ja see ongi sellepärast, et sa ei tegele nagu selle algjuurega, kus see tegelikult valus päriselt alguse saab. Sest kõik, mis meie sees toimub, hakkab ühel hetkel kajastuma välja meie väliskehas või nagu kehas. Et küll on kõik peavalud on seotud täpselt samamoodi igasuguste asjadega, mis meie sees toimub, kõik valud, mis on kehas. Samamoodi läbipõlemine on puhtalt seotud sellega, mis toimub sinu kehas ja kõik, absoluutselt kõik asjad, kõik, kuidas sinu keha reageerib, kaasa arvatud vistrikud, näiteks näonahk läheb käest ära, on seotud sellega, mis sinu sees toimub. Nagu ma ütlesin, ma ei ole selles suhtes, et ma ei ole nagu arstiks õppinud, on ju, ja ma ei ütle seda, et arstid ei tea midagi ja ärge kuulake arste. Ma ei räägi sellest, vaid siin on vaja nagu inimene tervik. Sa ei saa ravida inimest ainult ühe koha pealt, ehk siis ongi see, et
kui sa käidki taastusravis, on ju, et sa teedki seda füüsilist liikumist, võib-olla sa võtad valuhaigist, mis iganes need nagu arsti poolt määratud ravid on, see on üks osa sellest. Aga see on nagu pool tööst. Sinna tuleb teine pool juurde lisada, ehk siis tegeledagi sellega, mis sinu sees toimub. Seljavalu, kõhuvalu puhul tavaliselt on põhiprobleemiks see, et sul on kinni hoitud emotsioonid. Eriti põhiemotsioonid, mis need on viha. Et see viha on nagu üks suurimaid neid, mis tekitavad meeletuid valusid, nii kõhtu kui siis selga. On jah, viha, kinni hoitud viha. Siis on see valu. Et need kaks on nagu põhiemotsiooni, mis sa oled enda sisse nagu kinni jätnud. Ja kuhu siis tavaliselt, kui me oma emotsioone alla surume ja ei tegele nendega, siis need nii-öeldes nagu sadestuvadki täpselt sinna nagu kõhu ja alaselja vahele. Ja siis ta hakkabki seal nii-öeldes mädanema ja see hakkab lööma välja siis valudena. Et peamiselt on ta nagu siuke seljavalud ja seljas siis ongi algselt on alaseljas, siis hakkab ülespoole kerkima ja see võib kuni peavaludeni välja viia tegelikkuses. Et et tekivadki need närvivalud ja kõik muu. Ja samamoodi on nagu kõhuvaluga, et kõhuvalud võivad ka olla näiteks hästi tihti naiste puhul menstruatsioonivalud, miks need on nii hullud, on ka selle tõttu, et seal on väga palju emotsioone taga, et naine hoiab emotsioone enda sees kinni. Ja selle tõttu on siis need menstruatsioonivalud ka pigem väga valusad. Tean seda enda käest, mul oli ka vanasti, siis mina kogusin kõik emotsioonid endasse. Mina ei andnud neid kunagi välja või nagu ei tahtnud kellelegi jagada neid, et ma kogusin kõik endasse. Kogusin ka teiste inimese emotsioonid endasse ja siis oligi see, et mul olid menstruatsioonivalud olid mega valusad ja samamoodi oli siis see, et ma sain selle alaselja põrutuse, mis siis mul ei läinud selg paremaks. Sain selle vigastuse, ma käisin mööda arste, tegin igasuguseid taastusravisid, ma käisin basseinis võimlemas, käisin saalis võimlemas, ma käisin nii grupitrennides, käisin individuaalses, tegin kodus iseharjutusi, võtsin valuvaigisteid, tegin mingi elektriravi ja mis ma kõik sai tehtud, ja mul ei läinud selg paremaks. Jah, mul läks nagu natuke leevenes, aga mul ikkagi see jama oli nagu see selg valutas. Ja see andis mul ikka nagu väga abikalt tunda. Ja kuni siis põhimõtteliselt ma sain oma seljavalust, mitte täielikult, et aeg-ajalt ikkagi annab tunda, eriti siis, kui ma kogun emotsioone jälle endasse, et ma ei vabasta neid, siis ta annab tunda. Et ta annab mulle koheselt tunda, et kuule, sul on kogutud siin mingid emotsioonid, et palun lase nad lahti. Aga pärast seda, kui ma nagu reaalselt hakkasin teadlikult vabastama siis vanu emotsioone, mis olid kogunenud, eriti siis see põhiemotsioon viha. Viha siis elu vastu, viha iseenda vastu, viha, ma ei tea, kõikide nende nagu situatsioonide vastu, olukordade vastu, mis mu elus olid toimunud. Et seda saate täpsemalt lugeda mu raamatust Kustunud täht, et kellel huvi, et mis need siis täpsemalt kõik olid. Aga see nagu viha ei lasknud mul kuskile poole edasi liikuda tegelikkuses. See takistas mind hästi palju. Kas või see, et mul oli väga raske saada üle siis oma ekspartneritest selle tõttu, et minu sees oli see viha kinni, et ma olin vihane ta peale, et kuidas ta ikka sai niimoodi käituda, et kuidas ta sai mind reeta. Ja läbi selle viha, kuna ma olin selle viha endale alla surunud, mina ei teadnud, ma vihane olin. Mina tundsin ikkagi seda, et tahaks uuesti ikka kokku minna ja et
selline nagu mingi pettumustunne ikka käis läbi, et kuidas ikka niimoodi saab olla, aga et ma ei suutnud nagu üle saada. Ikka nagu kogu aeg mõtlesid ta peale või selline. Ja tegelik põhjus, miks ma tast nagu neist üle ei saanud, sest see ei olnud ühekordne, see oli mitmekordselt, oligi see, et minu sisse oli ma olin nagu alla surunud kogu selle viha, selle valu ja viha, mis oli seotud siis kogu selle suhte teemaga. Ja selle tõttu ma siis ei saanudki nagu inimesest lahti lasta, sest see viha ja see valu kogu aeg hoidis mind nagu kramplikult ikkagi nagu andis mulle need mõtted, et ma mõtlesin nende oma ekside peale siis ja kõik muu. Ja see lõigi lõpuks välja, et kuna ma seisin nagu paigal, et ma ei saanud nagu sellest inimesest üle ega ümber, ja mitte, et ma nagu suhtlesin selle inimesega, lihtsalt mul võttis aastaid aega, enne kui ma nagu üldse olin see valmis siis üle saama inimesest, et ma lõpetasin nagu mõtlemise ja ma saingi aru, et nagu nüüd on kõik, et see ikka võttis väga aastaid aega ja see ei tähendanud seda, et kui need aastad möödas olid, et ma oleks ka kohe olnud valmis kellegi uuega kokku minema. Ja teema oligi selles, et kuna ma selle viha ja selle pettumuse endale siis alla surusin, maha matsin, et ma ei tahtnud seda näha, ma blokkisin täiesti ära, et seda ei ole, et ma olen andestanud, siuke mõttetasandil, et ma olen andestanud, et mis seal ikka. Ja siis vahepeal ma veel mõtlesin seda, et ma ju vääringi sellist käitumiskohtlemist. Ja siis see viha ja see valu minu sees hakkaski nagu lisaks võimendama seda seljavalu, et ma saingi selle nagu alaseljapõrutuse ja siis läbi selle tegelikult see keha nagu andiski tunda need seljavalud meeletud, mis mul tegelikult olid sellel ajal, et mul oli istuda raske, mul oli kükitada raske, mul oli pikalt kõndida raske, et mul päris korralikud seljavalud, mis siis kiirgasid samamoodi nagu üles selga ka veel. Ja siis samamoodi menstruatsioonivalud ja siuksed kõhuvalud. Need kõik olidki seotud selle viha, selle pettumusega, see valu, mis sealt siis kõik tuli. Ja see ei olnud nagu ainult nende pihta, see oli ka minu enda vastu. Ja mu seljavalud hakkasid paremaks minema sellest hetkest, nagu reaalselt hakkas minu tervis paremaks minema peale aastaid käimist füsioteraapias, igasugustes ravides ja kõike muud proovides, mingi kreeme pannes, kõik asjad, mis ma tegin selle seljavalu osas, mitte midagi ei aidanud. Valuvaigistid ei toiminud mul absoluutselt, et seda valuvaigisti ei võtnud mul seljavalu ära. Et ma võisin süüa nagu nii palju valuvaigisteid või nii kangeid valuvaigisteid kui vähegi võimalik, aga seljavalu ära ei kadunud. Et kogu aeg jäi, isegi ma tundsin peale seda valuvaigisti võtmist, oli mul ikkagi need valud sees. Ja sellega seotult siis, kui ma nüüd hakkasingi endaga tegelema, endasse vaatama, endast siis lahustama, tervendama vanu siis asju, mida ma kõike sisse olin endasse kogunud, hakkasin ma ka siis tegelema nende emotsioonide väljalaskmisega. Ja nii, nagu ma emotsioone vabastama hakkasin, neid viha, seda pettumust, seda valu, kõik see kinni jäänud emotsiooni pagas, see kõik sinna alla pressitud, see, mis kõik mädanes minu sees, seal kõhu ja selja vahel. Nii nagu ma hakkasin neid järjest välja laskma, nendega järjest tegelema, seda vähemaks jäi minu seljavalu. Seda paremini tundsin ma ennast. Mul kadusid ära menstruatsioonivalud, mis on naiste puhul nagu eriti siuke oluline osa, või see on väga ebameeldiv. Aga põhimõtteliselt jah, et mul kadusid need valud ära.
Ja mida rohkem ma siis neid emotsioone sealt, mis kõik olid endasse kogunud, välja järjest lasin, seda paremaks läks minu füüsiline tervis. Nagu ma ütlesin, siis seljavalu peaaegu kadus täiesti ära. Iga kord, kui ma kogun emotsioone jälle, et ma unustan ära või automaatselt nagu vanasti kogusin, et tekib see olukord, et ma hakkan nagu emotsioone endasse koguma, siis keha annab mulle kohe teada. Kas me ikka tahame neid asju koguda endasse? Ehk siis nagu koheselt selg hakkab siis tunda andma. Et täpselt sama olukord on mul näiteks põlvevigastusega, et põlv on hästi sihuke paindlikkuse teemad ja siis liikuvuse teema. Ehk siis nagu mingi samm on vaja teha. Ja nii nagu mina ei tee elus mingit olulist sammu, mida ma tean, et ma peaks tegema, aga ma näiteks istun oma mugavustsoonis või ma lükkan seda edasi teadlikult, siis mul koheselt lööb põlve valu sisse. Ehk siis annab teada, et davai, nüüd on aeg, et aitab küll see edasilükkamine. Et meie keha annab meile nagu kogu aeg kõike teada, mis tegelikult toimub meie sees, millega me peaks tegelema, mis asi on. Aga ühesõnaga tuleme tagasi nagu nende kinnihoitud emotsioonidega teemale, et need mõjutavad meie siis käitumist mega palju, meie tervist hästi palju, nagu sa kuulsid. Ja selle tõttu oleks vaja need siis endast lahti lasta ja vabastada ja need ka kätte saada, et sa oleksid teadlik, et sul on. Sest hästi tihti on ka tegelikult igal inimesel viha oma vanemate vastu. Ei ole alati, aga on mingi kunagine lapsepõlve mingi juhtum, mis on pannud siis last tundma viha, pettumust või valu vanema vastu. Et see ei pea olema täiesti viha, aga viha on seal, kipub nagu olema, mitte alati. Aga nagu vähemalt nendest 3 sellest on vähemalt üks esindatud, mis me oleme alla surunud, aga mis mõjutab meie tervist ja meid väga palju. Et näiteks minu puhul oli siis samamoodi, mul oli viha isa vastu, pettumus isa vastu, selle tõttu, et ta käis välismaal tööl. Et ta ei olnud minu jaoks olemas, eriti kui ma teda vajasin kõige rohkem. Ja see ei ole nagu teadlik asi, lapse puhul see ei teki teadlikult, see tekibki alateadlikult, lihtsalt ma tundsin ennast niimoodi, et siis kui ma teda vajan kõige rohkem, siis teda ei eksisteeri minu jaoks. Ja siis tekib see pettumus, see valu ja sellest siis see nagu viha ka teatud määral. Aga kuna me oleme veel lapsed ja me tunneme veel viha siis pärast veel enda vastu, et ma ei tohiks ju vihata oma vanemaid või nagu selles suhtes tunda viha oma vanemate vastu, sest nad on ju andnud mulle elu, nad on ju kõik minu jaoks, siis sa hakkad veel iseennast ka vihkama. Ehk siis sellel hetkel tekib sul 2 vihaallikat. Nagu viha seda, mis sa nagu, või et sa tunnedki, minu puhul oli siis näiteks isa vastu, oli see viha. Sellel hetkel tekkis isa vastu viha ja siis samal ajal tekkis ka tegelikult iseenda vastu, et kuidas mul saab olla viha oma isa vastu. Et see ei ole nagu lubatud. Ja siis sellest sa surusid selle alla, lapsena eriti on ju, sa ei osanud ju oma emotsioone välja lasta. Vanasti nagu ei õpetatudki emotsioonide välja lastmist tervislikult ja pigem sa õppisidki selle nagu endasse koguma, endasse nagu jätma. Et käitu nagu korralikult, ära jaura, ära tee seda, toda, kolmandat, millega tegelikult lapse puhul, nii nagu sa ei luba lapsel väljendada ennast. Jah, siin on jällegi tervislik väljendus ja teatud kohtades, aga
kui sa lapsele seda ei õpeta, siis laps ei tea, kuidas seda teha ja siis hästi tihti jutubki olukord, kus laps keset poodi viskab pikali ja jaurab seal. See tekib puhtalt sellest, et laps ei oska oma tundeid, emotsioone tervislikult väljendada. Et kõik sellised asjad, kus laps absoluutselt sind ei kuula, on emotsionaalne või selline, teeb X asju, ka näiteks lapsed, kes hullult hakkavad rahmeldama või siuksed, et muidu on täiesti rahulikud lapsed ja siis järsku keerab ära, et mingi jookseb hüperaktiivne ja kõik siuke. Need asjad on kõik samamoodi, laps ei oska tundeid väljendada. Et tal ei ole nagu lastud tervislikult neid välja lasta. Ja kuna lapsed ei mõista emotsioone selliselt nagu tänasel päeval täiskasvanud, kuigi ega nad täiskasvanud ka väga ei mõista oma emotsioone või ei taha tegeleda vähemalt nendega. Et siis, aga see tulebki sellest lapsepõlvest, et meid ka samamoodi ei õpetatud tervislikult väljendama nagu emotsioone. Siis selle tõttu ongi see nagu nii-öelda nõiaring tekkinud ja on väga keeruline. Aga kui sa lapsele juba väiksest peale õpetad emotsioone, räägid neist, ütled, et need on normaalsed, need on lubatud ja õpetad ka, kuidas neid välja lasta, et mida nendega teha, mida nendega peale hakata, sest lapsed on hästi tundlikud ja lapsed näiteks tunnetavad ära, kui sinul on paha meel. Laps võtab selle sinu nagu emotsiooni ka endasse. Ehk siis ta kogeb ka seda läbi. Et kui sa oled pahane, sa oled vihane, sa oled kurb, mis iganes emotsioon sul on, siis lapsed on hästi tundlikud, mida väiksemad nad on, seda tundlikumad nad on sinu siis emotsioonidele, mida vanemaks nad saavad, seda vähem sinu emotsioonid mõjutavad neid. Seda tugevamaks muutub nende siis see väli. Et tunnetusväli siis. Ja selle tõttu siis ongi see, et juba lapse eas me õpime või oleme õppinud siis oma emotsioone kinni hoidma, alla suruma. Sest meile ei õpetatud, kuidas tervislikult väljendada oma emotsioone, kuidas siis ohutult nagu endale kui teistele need vabastada ja lahti lasta siis võimalikult kergesti ja kiiresti, et selleks, et ei tekiks meil neid vaimseid ja füüsilisi probleeme. Ja täna ma tahakski õpetada siis 2 parimat tehnikat, mida mina nagu tean, tegelikult on nagu, ma tean rohkem neid tehnikaid, 3 on nagu parimat tehnikat, aga 1 lihtsalt mul ei ole aega teile täna niimoodi õpetada. Aga need 2 tükki, mis ma õpetan täna, need on nagu hästi lihtsad, hästi kerged tehnikad, mis väga hästi toimivad, tõesti väga hästi toimivad. Et mina olen oma elus neid mega palju kasutanud, nagu ma ütlesin, ma sain seljavaludest lahti, menstratsioonivaludest lahti, nii et need toimivad ja ma tean ka nagu siis oma klientide pealt kui ka oma sõprade pealt, kes siis on samamoodi katsetanud, teinud selle läbi, on ka öelnud, et neil on palju kergem olla, neil on samamoodi on nad valudest lahti saanud ja kõike muud. Et ma soovitan need läbi teha. Ja mitte ainult 1 kord, mitmeid kordi, sellepärast, et nagu ma ütlesin, ükskõik kui vana sa hetkel oled, mina olen 28 aastat vana, selle 28 aasta jooksul kõik need vanad emotsioonid, tunded, mis me oleme endasse kogunud siis, sina siis saad enda vanuse järgi võtta, et kui vana sa oled, et nii palju aastaid on sul kogutud endasse igasuguseid emotsioone. Eriti seda viha, valu ja pettumust. Või nagu viha ja valu on nagu põhineed. Et need ülejäänud emotsioonid seal nagu kattuvad juba selle viha ja valuga seotult. Ja mõtle, kui palju sul neid kõiki asju on, mis sa oled tegelikult alla surunud, endasse kogunud. Siin kohas ma võin ka välja tuua märkuse, et miks naised, kes on rasedad, on hästi emotsionaalsed, miks nad nutavad hästi palju. On selle tõttu, et
neil ei ole kohta, kuhu koguda emotsioone. Sest muidu sa ju kogud sinna kõhu ja alaselja vahele, on ju, ehk siis nagu põhimõtteliselt kõhtu, on ju, kogud oma emotsioonid. Aga kui naine on rase, siis seal on ees üks pisike beebikene. Ehk siis sul ei ole seda ruumi, kuhu seda nagu oma emotsioone siis alla suruda, ära peita. Ja selle tõttu on rasedad hästi emotsionaalsed, nad nutavad hästi palju iga pisi asja peale, just selle tõttu, et vabastada siis kõik oma emotsioonid, mis neil tekivad koheselt. Et nad ei mataks ühtegi asja siis sinna nii-öelda sinna maha, sest seal ei ole ruumi, kuhu matta ja kui rase hakkab matma neid asju, siis ta matab need lapsele. Ehk siis annab lapsele põhimõtteliselt edasi. Ja selle tõttu siis põhjendus, miks naised, nagu see on üks osa sellest. Seal on ka muid, kõik hormoonid ja kõik muu asi, aga üks suurimaid siis sellisel kujul põhjuseid, miks naised hästi tihti nutavad, kui nad on rasedad, et miks nad nii emotsionaalsed on, miks nad hästi kiiresti võivad nagu vihastuda ja väljendada oma nagu emotsioone, ongi selle tõttu, et neil ei jääks nagu, et neil ei ole kohta, kuhu matta maha neid. Neil on vaja need välja lasta esimesel võimalusel. Et selle tõttu siis, kui sa oled siis rasedatega koos või su tutvusringkonnas on rase, su kaaslane on rase, siis ma loodan, et see pani sind nagu rohkem mõistma, miks tema emotsioonid käivad nagu selles suhtes, et ta ongi nutab, naerab, mis iganes, et kõik see emotsioon peab kogu aeg välja tulema selleks, et ta ei kahjustaks oma last. Ja et tal ei ole kohta, kuhu matta. Mis on tegelikult ülihea, sellepärast, et tegelikult iga inimene peakski suutma kogu aeg oma emotsioonid välja lasta, et ei matagi neid maha. Et omast kogemusest, kuna ma olen rase, siis ma sain selle nagu väga hästi teada, kogesin nagu ülihästi selle kõik enda peal läbi. Ja ma ütlen ausalt, läbi selle, et ma põhimõtteliselt esimesed 3 kuud, kui ma rase olin, siis ma ainult nutsin. Okei, ma tegin 3 asja, sõin, nutsin ja magasin, aga see nutmine oli ka, et ma nägin lindu ja ma juba nutsin. Mis siis tegelikult oli see, et ma vabastasingi selle läbi nutmise, vabastasin ka neid emotsioone, mis olid siis vanad emotsioonid minu sees, mis oli vaja lahti lasta, millest oli nagu vaja vabaneda nii-öelda. Et kogu see nutmine selle raseduse ajal oli nagu ülihea ja ma tegin seda päris tihti, nagu ma vaatasin mingit filmi, ma vaatasin mingit multikat ja oli mingi kurvem koht või oli mingi rõõmus hetk. Ei pidanud alati mingi kurv hetk olema või olla väga rõõmus hetk, ma pisarad voolasid. Ja ma lubasin, sest hästi tihti me tunneme nagu, et ma ei tohi nagu nutta. Ütlen sulle ausalt, mida rohkem sa nutad, seda parem on, seda rohkem sa vabastad igasuguseid emotsioone. Ühesõnaga, ma räägin teil 3 tehnikast, kuidas siis vabastada emotsioone. Nutmine on üks neist. Nii nagu sa keelad endal nutta, sa ei luba endal nutta, nii sa juba surud järjekordselt emotsiooni alla. Olgu see nutmine siis seotud värske mingi asjaga, mingi olukord, mis tekitas sulle emotsioone, ma ei tea, töö juures boss tuli sõimas sul näo täis, on ju, ja siis sa oleks tahtnud nutta, aga sa ei lubanud endal nutta, et ma olen töökeskkonnalt, ma ei saa endale seda lubada, siis sa surusid kogu selle emotsiooni alla endasse sinna ilusti kõhtu, et hiljem saaks seljavalud ja kõhuvalud nagu välja lüüa. Nii, aga oleks sa võtnud selle hetke, davai, sa lähedki vetsu, sa lähed nutad ennast tühjaks, oleks sa vabastanud selle emotsiooni ja oleks elu palju paremini edasi läinud. Et nutmine aitab väga hästi sul vabastada siis hetke emotsioone kui ka siis alla surutud emotsioone. Ja see jutt,
mis vanasti räägiti, et nutmine nõrkadele, mehed näiteks ei nuta ja nii edasi. See on täis bullshit. Vabandust väljenduse pärast. Aga palun unustage need väljendid ära, sest see ei vasta tõele. See kahjustab sind palju rohkem ja see teeb tegelikult sind nõrgemaks, kui sa ei nuta oma elus. See kahjustab sind ja see teeb nõrgemaks sind. Sa oled palju tugevam inimene, kui sa oled võimeline nutma mis iganes hetkel, mis iganes olukorras. Vot siis sa oled tugev inimene. Kui sa hoiad emotsioone kinni, siis sa oled nõrk. Ma tean, et kindlasti paljud trigerdusid selle peale. See ei ole halvaga öeldud. Lihtsalt see nii on, sest tegelikult on see, et kui sa nutad, lubad endal nutta, siis see tähendabki seda, et sa annad endale aega, sa lubad endal läbi kogeda selle emotsiooni ja sellest lahti lasta lõplikult. See on tugevus. Nõrkus on see, et ma surun alla ja ma ei tee teist nägugi, nagu mul ei olekski midagi. Vot see on nõrkus. See, et sa ei julge otsa vaadata oma valukohale või sellele emotsioonile. See teeb tegelikult sind pigem nõrgemaks. See ei tähenda seda, et sa pead nagu nüüd koheselt nagu mingi kõik emotsioonid lahti võtma. Ei, sa ei pea seda tegema. Emotsiooni või nagu üks emotsioon korraga. Ja see ei tähenda nüüd seda, et sa oled nüüd ülinõrk inimene olnud, et terve elu oled alla surunud emotsioone. Ära palun valesti aru saa. Lihtsalt tänasest sa tead, et sa oled palju tugevam inimene, kui sa tegeled emotsioonidega, sa lubad neid kogeda, sa nutadki need välja. Jah, nutmise puhul, kui sul tekib see olukord, sa ei pea nutma omal bossi ees. Sa võid seda teha, kui sa oled valmis seda tegema, aga üldjuhul, kui sa oled harjunud alla suruma emotsioone, siis see võtab aega, enne kui selline hetk üldse tuleb. Mina vanasti näiteks ei lubanud endal nutta, ma ei lubanud 2 aastat, ma ei nutnud kordagi, sest ma lihtsalt ei lubanud endal nutta, et see on nõrkadele nutmine, mis siis tegelikult kahjustas mega palju, kõik emotsioonid jäid sisse, ma ei vabastanud ühtegi emotsiooni läbi siis pisarate, ma isegi käisin matusel niimoodi, et ma ei nutnud, või oligi vanasti, ma käisin matustel nii, et ma ei nutnud kordagi ja sellega seotult siis ma tegelikult matsin maha kogu siis oma kurbuse, siis pettumuse, et ma kaotasin inimese. Et ma isegi ei tegelenud leinaga, lein ja kõik see osa matsin ma endasse. Tänu sellele, et ma tundsin, et ma ei tohi nutta matustel, et mina pean olema see tugev inimene seal ja mitte näitan välja nõrkust. Mis oli täielik vale. Tänaseks ma mõistan seda, et tegelikkuses ongi see, et nutmine, lein, sa saad leinas ka palju kiiremini üle. Tuled leinaga palju paremini toime, kui sa lubad endal nuta mis iganes hetkel, mis iganes ajal. Et jah, tõsi, kui sa oled autoroolis, siis pea auto parem nagu kinni, nuta ära ja siis sõida edasi, et igaks juhuks. Et kui sul ikka see korralik nutuhoog tuleb, siis nähtavus on päris halb. Aga selles suhtes, et nutmine aitab väga hästi emotsiooni välja lasta, täpselt samamoodi laste puhul, et luba lapsel nutta. Kui ta saab haiget, mis iganes, laste puhul väga paljud asjad, mida nad teevad, ei ole konkreetselt ühe asjaga seotud. Et näiteks, kui laps kukub joostes maha ja tahab nutma hakata, siis see ei ole alati seotud sellega, et ta lihtsalt sai põlvele haiget, vaid seal võib olla taga eelmise nädala mingi emotsioon, millega ta ei osanud toime tulla. Luba lapsel nutta, luba endal nutta ja luba ka teistel nutta. Nutmine vabastab väga-väga palju meie enda seest. See oli siis üks variant, mida nagu kasutada. Et kuidas siis vabastada enda seest neid emotsioone, kinni jäänud emotsioone ja kuidas mitte siis
säilitada neid uusi emotsioone endasse sisse. Just ma räägin nendest negatiivsetest ehk siis ebameeldivad emotsioonid. Sest tegelikkuses, kui sa lubad endal korralikult emotsiooni tunda kohe sellel hetkel, kui see tekib, emotsioon kestab tegelikult vist 2 sekundit, oli see nagu kuni 2 minutit, 2 sekundit kuni 2 minutit kestab tegelikult see emotsioon ja siis ta on kadunud. Aga nii nagu me hakkame seda alla suruma, nii me oma mõtetega loome sellele ka loo ja siis see jääbki meisse. Ja see muutub suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Ehk siis kahjustab meid üha rohkem ja üha rohkem. Siis teine variant, kuidas saab emotsioone vabastada, mis on ülihea, ülikasulik, on see, et sa lähed kuskile välja. Seda on nagu kõige parem teha väljas, sellepärast et kinnised ruumid ka nagu teatud määral siis hoiavad kinni seda emotsiooni, et looduses on seda palju parem teha. Leia koht, kus ongi loodus, kus ei ole teisi inimesi ümber. See on selle jaoks, et kahjustada teisi inimesi kõige vähem. Et keegi teine nagu ei saa valesti aru või valesti pihta sellest. Näiteks ongi, et kui sa tead mingit metsanurka, kus väga inimesi käi või mingi põlluvaheline tee või kus keset põldu, mis iganes. Leia endale selline koht ja mine karju täiest kõrist. Minu poolest ropenda mida iganes, mis sul vaja välja lasta on, lase see käia. Karju täiest kõrist. Ma tean, algul on mega ebameeldiv, et see kuidagi nagu on selline keeruline, et ebamugav. No ma ei tea, kuidas ma ikka siin karjun ja mina olen olnud olukorras, kus siis ma olen üritanud seda teha. Ma teadsin, et mul oli nagu meeletult neid emotsioone, mis oli vaja välja lasta. Ja ma tahtsin nagu seda karjumist, ma teadsin, et see karjumine aitab ja ma üritasin karjuda ja mul ei tulnud häält välja. Mu suu ära nii, et ma karjun nüüd on ja, aga mul ei tulnud häält välja. Ei ole hullu. Proovid 1 kord, proovid 2 kord, proovid 3 kord, proovid 5 kord ja lõpuks ta tuleb. Ära anna lihtsalt alla. Ja tead, mis on, kui see lõpuks ära tuleb. See on mega hea tunne. See on nagu täiega hea tunne. Kui mina siis lõpuks esimest korda sain seal ära karjutud, see toimus veel Norras, kuskil mingi põldude vaheline tee, siis peale seda esimest korda ma nagu hakkasin reaalselt naerma. Seepärast, et see oli nii vabastav tunne minu jaoks. Et see, vabandust, ma kohe, see oli ülivabastav tunne, et ma sain nagu selle enda seest siis vabastatud väga palju emotsioone sellel hetkel. Ja peale seda, kui ma olin oma naerma nagu rõõmunaeru või sellise tunde nagu kätte saanud ja rahunenud, siis ma panin uuesti veel karjusin täiesti kõrist. Ja see oli nii hea tunne. See oli nagu super hea tunne. Sest ma lasin lahti väga palju emotsioone sellel hetkel. Ehk siis karjumine või selline aitab ka väljendada või neid lasta lahti kinni jäänud emotsioone. Täpselt samamoodi sa võid ka teha seda sellisel kujul, et näiteks kui sa oled pahane kellegi peale, siis sa võid samamoodi mine välja karju nii öeldes tema peale. Et nagu ela see emotsioon endast välja. Eriti nagu see, nagu kui sul ongi see, et sa ei saa isegi selle inimeseks suhelda, et võib-olla katkeski teie suhtlus, aga sinu sees on ikka see viha, see pettumus, see arusaamatus, mis iganes sul on, siis sul on võimalus see, et lähed samamoodi, lähed välja tühja kohta, teisi inimesi ei ole ümber ja siis põhimõtteliselt sa nagu karjudki endast välja kõik selle, saadki öelda kõik selle välja, mis sul jäi ütlemata. Või tunned, et sul on vaja see välja öelda. Sa võid korrata seda protsessi, see nii palju kordi, kui sul vaja on. Aga usu mind, sul läheb ka asi kergemaks ja sul on palju kergem sellest inimesest lahti lasta, sellest olukorrast lahti lasta. Et mida rohkem me nagu seda endas hoiame,
mida rohkem me seda lugu kogu aeg räägime, ilma välja laskmata, seda hullemaks muutub meie vaimne kui füüsiline tervis, üks asi. Ja teine asi, seda keerulisem on sellest inimest lahti lasta, sul tekib nagu klammerdus selle inimese vastu. Et sul ongi mingi sõltuvus juba, et sa pead näiteks teadma, millega ta tegeleb, kuidas ta läheb, on ju, kõik siuke asi. Aga kui sa lased need emotsioonid vabaks, saadki nii-öeldes siis kõik selle nagu välja karjuda või öelda või kõvema häälega rääkida või mis iganes see tunne on, et siis sa lased selle emotsiooni lahti, sa lased selle inimesest ka lahti. Et karjumine või selline väljarääkimine on siis teine väga hea variant, kuidas vabastada neid emotsioone enda seest. Ja nagu ma ütlesin, siis ongi see, et inimestega, kellega sa ei saa mingil põhjusel rääkida, ka samamoodi näiteks, kui sa oled leinas, et sa oled kaotanud kellegi, aga sul jäid mingid asjad ütlemata, siis täpselt samamoodi mine välja, mine loodusesse ja mine kujuta siis ette ja räägi taga, suhtle. Kui sa oled ta peale pahane, siis ütle, et ma olen su peale pahane, kas või sellepärast, et sa jätsid mu siia üksi, on ju. Ütle need asjad välja, lase need endast välja. Ja kui sa oled need välja lasknud, siis ilmselgelt, kui sa oled nagu leina osas, et inimene on sulle tähtis, kallis, siis sa suudad ka pärast seda öelda, et kui kallis ta sulle tegelikult on, et kui palju sa igatsed teda. Et kasuta nagu väga lihtsad tehnikad, et põhimõtteliselt nutmine on ju, siis karjumine, aga karjumise puhul palun kasuta seda, et sa lähed loodusesse, kus ei ole inimesi. Või nagu otsi selline koht, et kus on nagu see, et sa ei kahjusta kedagi teist. Sest nii nagu sa teed seda rahvarohkese kohas, siis inimestel tekib nagu, et midagi. Et nagu inimesed võivad seda isiklikult võtta, kuigi see ei ole nende koht, aga lihtsalt tänasel päeval inimesed kipuvad kõike isiklikult võtma, siis pigem leia selline rahulikum koht, et kus sa ei sega nagu kedagi teist ja samas sa tunned ennast ka turvalisemalt seda kõike välja laskmas. Miks ma ei soovita teha kinnistes ruumides, näiteks autos või toas või hästi tihti karjutakse või vanasti õpetati, et karju patja, on ju. Miks ma seda ei soovita? Ma ei soovita seda sellepärast, et kinnised ruumid jätavad selle nagu tuppa. Kui sa lähed välja tegema seda loodusesse, on ju, siis see on avar ruum ja see lihtsalt hajub ära sinna nagu ilusti. Aga kui sa teed seda autos, auto on nagu eriti veel mingi väike koht, on ju, siis sul terve see auto on põhimõtteliselt ikkagi seda nagu emotsiooni täis. Ehk siis lihtsalt see nagu pigem kasuta seda, mine õue, tee õues seda ja kindlasti ma ei soovita patja karjuda. Eriti veel sellesse patja, kus sa magad, mida sa kasutad nagu magamiseks. Et see padi kogub sul kogu selle emotsiooni ja siis sa lähed magama selle peale ja siis mõtled, miks sul uuesti see emotsioon üleval on. Et palun kasutage seda väljas, kasutage seda tehnikat palun pigem väljas. Kui sul tõesti muud varianti ei ole, et sul on toas vaja teha seda, siis tee aken lahti. Tee aken lahti, et nii-öelda läbi akna saab kõik minna. Et sul ei jää nagu oma koju see asi kinni. Täpselt samamoodi, kui sul on juhtub karjut sinna patja, tuuluta see padi palun ära. Mine vii see välja, lase see ära tuulduda, pese see puhtaks ja siis maga uuesti sellega. Sest emotsioonid kipuvad kinni jääma. Ja siis nüüd tuleme kolmanda, või see on siis nutmine, karjumine ja siis järgmine variant on see, et kirjuta välja paber ja pliiats nagu parimad asjad üldse. Sa ei pea seda pärast läbi lugema, sa ei pea seda kellelegi näitama, sa saad selle pärast ära põletada. Aga võtad lihtsalt paberi ja pliiatsi ja hakkad välja kirjutama oma tundeid, oma emotsioone,
lihtsalt lased. Sa ei pea keskenduma nagu mõttega, sa ei pea kohal olema, et mida ma nüüd kirjutan. Kirjuta kas või kirjavigadega, see ei ole oluline. Põhiline on see, et sa kirjutad oma emotsioonid välja. Näiteks, kui sul on seotud emotsioonid, ma ei tea, oma eksiga, siis sa saadki kirjutada nii-öelda kirja oma eksile, kus sa nagu kirjutadki kõik välja, mida sa tundsid, mida sa kogesid, mis jäi ütlemata, kõik siuksed asjad saad paberile kirja panna. Võid ka panna siin, või ongi kogu viha, kogu pettumuse, kogu valu, kogu armastuse, kõik, mis sul tuleb. Kirjutad sinna paberile, lased selle nagu tuimalt. Olgu see siis üks paberileht või on 5 tükki või 10 tükki, see ei ole tähtis, peaasi, et sa endast lased selle vabastad kõik ära sinna paberile. Ja siis selle paberiga mina soovitan, nagu see on üks nagu hea variant, kuidas seda nagu veel siis enda jaoks nagu lõplikult lõpetada, et see emotsioon ongi sinust väljas, on see, et sa lähed siis põletad, seda on ka hea teha väljas, aga kindlas kohas, kus on tuleohutu, pean selle ära mainima, tuleohutuskohas, mitte suvalises kohas, vaid tuleohutuskohas, et sa lähed, põletad selle paberi või need paberid ära. Ja samal ajal, kui sa põletad need, siis sa nagu tunnedki, et see asi ongi lõplik. Et sellega on nüüd ühel pool. Ja seda sa kirjutamist võid sa teha konkreetse emotsiooni kohta, konkreetse inimese kohta, konkreetse situatsiooni kohta. Sa võid neid teha tuhandeid, et sa võidki teha näiteks ema kohta, isa kohta, enda kohta, oma eksi kohta, oma sõbranna kohta, mis iganes, oma bossi kohta, et kes iganes sul on, mis iganes emotsioonid või asjad sa oled endale alla surunud, kõige selle kohta võid sa teha seda. Ehk siis sa võtad paberi ja pliiatsi, kindlasti see peab olema paberile. Arvutis see asi ei toimi. Et tuleb kirjutada paberile. Ja ära muretse, sa ei pea seda kellegile näitama. Sa ei pea seda isegi ette lugema endale. Sa ei pea seda nagu, sa kirjutad ära ja sellega on ühel pool. Sa ei pea seda nagu läbi lugema. Ja kuna meil on need allasurutud emotsioone päris palju nende aastate jooksul kogunud, siis tõesti võib olla olukord, kus sa hiljem nagu kirjutad sama inimese põhjal uuesti sellise kirja, et vabastada emotsioone, aga see tuleb selle tõttu, et sa ei saanud sellel esimesel korral nagu täiesti neid sügavaid mingite teiste emotsioonide all olevaid emotsioone kätte. Aga see ei ole hullu, et selles suhtes on see, et iga kord, kui sa seda teed, seda puhtamaks saad sina siis oma kinnihoitud emotsioonidest ja seda tervem on sinu tervis. Seda rohkem on sul motivatsiooni, seda rohkem on sul siis inspiratsiooni ja energiat ja kõike muud. Lisaks on sinu tervis tervislikum. Ehk siis igasugused valud kaovad ära ja sa tunned ennast palju paremini. Lisaks, mis on nagu ülihea boonus, kui sa vabastad endas neid negatiivseid emotsioone, siis sellega sa lood enda kehasse tühja ruumi. Ja kuna on ju seadus, et tühja ruumi nagu ei salli, elu nagu tühja ruumi ei salli, siis sa lood tegelikult tühja ruumi selle jaoks, et saaks sinu ellu tulla midagi head. Olgu see siis näiteks rahaline asi, olgu see siis armastus, olgu see mis iganes asi. Et see võib olla nagu, ma ei tea, töö, näiteks, et sa saad mingi ülihead tööpakkumise, sul tuleb uus sõber ellu, sul tuleb, leiad maailma parima või nagu kaaslase endale, saad maja osta, lotovõit, mis iganes asi see on, aga su ellu tuleb midagi selle asemel. Iga kord, kui sa mingi emotsiooni vabastad enda seest, siis sa teed tühja ruumi, mis aitab sul nagu siis, või ongi see tühi ruum on selle jaoks, et sa saaksid midagi paremat oma ellu selle asemel. Et juba selle jaoks tasub nagu nendest emotsioonidest vabaneda, et tegeleda nendega.
aga muidu jah, need 3 varianti on nagu ülisuper tehnikad, need on hästi lihtsad, neid saad hästi kergelt teha ja neid sa saad ka õpetada lapsele. Noh, see põletamise osa nagu selle poole pealt võid teha selle, et näiteks sa teedki, ma ei tea, patta teed tule ja siis lapsel lubad selle nagu paberi sinna ära visata. Et noh, ohutuskauguses ja kõik asjad, et sõltub, kui vana su laps on ju. Aga põhimõte, et noh, et saab seda teha. Või siis teine variant, sa võid ise selle ära põletada. Et need 3 varianti on hästi lihtsad, hästi kerged ja mis toimivad ülihästi. Et palun kasuta selleks, et hoida ennast tervena, et tuua oma ellu paremat, kõike seda, mida sa tahad, et luuagi see koht endale. Et kasuta nutmist, et nutmine on üks parimaid asju. Et kindlasti kasuta nutmist, olgu see siis rõõmupisarad, olgu need kurbuspisarad, lase välja nagu. Ja kui keegi tuleb, ütleb sulle, nagu, et mida sa nutad siin, siis ütled Maris lubas nagu. Mul jumala kamaks ütleb Maris lubas ja sellepärast ma nutangi. Et võid teha seda, võid kasutada seda, et mul ei ole vahet. Reaalselt, ma luban sul nutta. Ma luban sul südamest nutta. Ma luban sul südamest karjuda tervislikus kohas. Ma rõhutan, tervislikus kohas. Põhiline, et sa ei karjuks teise inimese juuresolekul või teise inimese peale. See on kahjulik sulle ja see on kahjulik sellele teisele inimesele. Täpselt samamoodi selle karjumise puhul, mida ma veel tooks välja. Kui sul on halb päev olnud tööl, ei ole parim päev olnud, sul on halvasti läinud töö juures ja mis iganes, siis enne, kui sa koju jõuad, palun tee selline asi. Et sa lähed loodusesse, lähed karjud selle emotsiooni kõik, mis sa päeva jooksul kogesid, kogu selle asja, karjud välja ja siis lähed alles koju. Et sa ei võta seda halba emotsiooni, mis sa päeva jooksul said, koju kaasa, sest sellest tekivad tülid kodus. Sa tuled halva selle nagu emotsiooni pealt koju ja kes on esimesed inimesed, kes sellega pihta saavad? Sinu kõige kallimad. Kasuta seda võimalust, mine karju, see ei pea sul olema 3 tundi. Kui on vaja, siis võid 3 tundi kasutada, aga nagu kasuta seda võimalust. Sõidad koju, pea tee ääres kinni, korra karju, lase see lahti ja siis sõida koju. Ja usu mind, sinu suhe paraneb, sinu koduelu paraneb mega palju. Sest sa ei kanna oma tööprobleeme siis koju. Ja täpselt sama võid teha ka vastupidi, kui kodused mingid probleemid on vaja välja lasta, et sa ei kanna neid töö juurde. Et karjumine aitab samamoodi väga palju vabastada emotsioone, eriti veel, kui need on värsked emotsioonid. Aga palun ära tee seda teiste inimeste pihta. Sest sa kahjustad sellega teisi inimesi. Nad ei vääri seda ja täpselt samamoodi sellega, et sa nagu karjud teise inimese pihta, sa kahjustad tegelikult iseennast ja sa tekitad endale lisaemotsioone, mis sa surud alla. Ehk siis palun, kui sa karjuma lähed, mine välja loodusesse, kus ei ole teisi ja lase käia. Looduses sa ei kahjusta loodust. Sa lihtsalt vabastad selle kõik. Nii, siis põletamine, et seda palun tee siis turvaliselt ja ma soovitan seda väljas teha, mitte kodus mingi kaminas või midagi. Et see on samamoodi, et sa mingil määral jätad siis majja sisse selle. Pigem mine põleta nagu väljas. Mingi lõke või mingi siuke. Aga nagu ma ütlesin, ohutuskohas, kus on lubatud teha nagu lõket tuld, mis on järelevalve all. Ja õiges vanuses. Et kui sa oled nagu siin alaealine või midagi, et siis palun võta vanem juurde, räägi vanemaga, et vanem saaks sind aidata sellel protsessil.
sa ei pea seletama kogu protsessi, et kui sa ei taha, kui sa ei tunne ennast kindlalt, aga lihtsalt, et sul on abi vaja. Ja siis üks asi veel, mille ma tooks välja, siis mis on ka hästi hea siis emotsioonide jaoks, eriti just see, et sa nagu saaksid vajadusel ennast kiiresti rahustada. Et see ei ole nagu puhtalt allasurumise mõistes, vaid et sa saaksid nagu rahuneda. Et sa ei jääks sellesse emotsiooni kinni, siis parim asi on vesi. Vee joomine, näiteks see, et sa paned käed vee alla, jooksva vee alla. Näiteks ongi töö juures tekib see olukord, lähed töökaaslasega, lähed tülli, sa oled täiega emotsionaalne, siis mine vetsu, pane käed jooksva vee alla ja võid nagu veel lisaks, et see veel võimsamalt läheks. Sa võidki kujutada, kuidas see voolav vesi sinu kätes selle emotsiooni lihtsalt kanalisatsiooni ära viib. Ja sa rahuned mega kiiresti. Vesi rahustab. Täpselt samamoodi on duši all käimine, vannis olemine, ujumine, kõik need asjad ka aitavad tegelikult emotsioonidega toime tulla. Et lastele samamoodi on hea õpetada seda, et käed kohe vee alla. Ja samamoodi laste kujutusvõime on ka hästi võimas, seda enam neil nagu tuleb see koheselt siis mööda käsi voolab kõik minema ja ongi kõik korras. Aga lihtsalt, et nagu laste puhul, et ongi, kui nad lähevad hüsteeriasse, siis see on ka üks hea variant, et tule, lähme paneme käed jooksva vee alla või et panegi ta vanni, pane ta duši alla, et see rahustab inimese maha. Et vesi on ka hästi hea, mis laseb vabastab emotsioone ja vee joomine viib ka emotsioone kehast välja. Nii et kasuta ka vett ja ma loodan, et sa said siit piisavalt tehnikaid. Nagu ma ütlesin, neid tehnikaid on veel. Üks on veel nagu, too on pikem protsess, too võtab üle tunni aja aega, sellepärast ma teda ei õpeta niimoodi. Siin lihtsalt jäämegi siia muidu. Et võib-olla kunagi teine kord ma võtan eraldi video tolle jaoks või teen nagu selle kokkusaamise podcasti või mis iganes. Et too on jah nagu siuke pikem protsess ja too on nagu natuke keerulisem. Aga toimib samamoodi hästi. Et need on nagu need, mida mina nagu kasutan. Ma olen kasutanud oma elus väga palju erinevaid, proovinud, testinud, aga need on need, mis on nagu kõige paremini toiminud ja ma näen tulemusi suhteliselt kiiresti. Muidugi ma võin teile ära öelda selle, et ära oota nagu hetkega neid tulemusi. Siis, kui sa peale karjumist, siis üldjuhul sa tunned kergust, tunned peale kirjutamist, peale põletamist, peale nutmist, sa tegelikult tunned kergustunnet. See tuleb koheselt. Aga et nagu, kui sa ootad sealt mingi hullvõimast nagu muutust, siis see võtab hetk aega, enne kui see asi liikuma hakkab. Et näiteks, kui sul ongi seljavalud või menstruatsioonivalud või kõhuvalud või mingid siuksed asjad, siis see, et sul see asi nagu terveneks, paremaks läheks, siis see ei ole see, et ma ühe korra teen ja siis on nagu, juba nüüd on kõik korras. Võib tulla nagu see asi suhteliselt kiiresti, aga see võib ka võtta aega. Et nagu palun anna endale aega. Et see ei tähenda seda, et see ei toiminud. See toimis, see kindlasti toimib. Lihtsalt see nagu kehaliselt võtab aega. Täpselt samamoodi, nagu su seljavalu ei tekkinud koheselt, kui sa selle emotsiooni said ja sinna alla surusid, vaid see seljavalu tekkis peale aasta pikkuseid allasurumisi. Ehk siis võib-olla see oli 20 aastat tagasi asi, mille tõttu su see seljavalud hakkasid, aga need hakkasid alles 20 aastat hiljem. Et lõid välja. Ehk siis palun anna endale aega, sa hakkad neid tulemusi nägema, lihtsalt füüsiliselt võtab see kauem aega. Aga nii palju peaks küll olema, et algselt, kui sa selle ära teed, siis sa nagu tunned kergustunnet endas.
vähemalt mingil määral, kui palju, kui suur, see kõik sõltub sellest, kui võimsalt sa selle asja läbi tegid. Kui palju sa seal karjusid, kas sa tegid lihtsalt väikse piiksukese või sa karjusid täiesti kõrist igas mõistes. Samamoodi nutmised, kõik siuksed asjad, aga üldjuhul sa ikkagi tunned, et sul on kergem olla. Kindlasti palun, kui sa neid läbi teed, anna mulle teada, jaga, et mis kogemused sul olid, mida sa kogesid, mida sa tundsid, sa ei pea, kui soovid, sa võid ka jagada, et millega seotult sa seda siis tegid, seda tehnikat või millist tehnikat ja millega seotult, et sa ei pea mulle nagu täispikka seda kirjutama, et kui sa ei soovi, aga sa võid näiteks märksõnadega panna, et ma ei tea, mingi vanematega seotud või kaaslasega seotud või mis iganes, kui sa tahad, sa ei pea jagama. Aga lihtsalt jaga vähemalt oma kogemust nende tehnikatega. Suur aitäh sulle, et sa olid siin. Kindlasti sa said siit väga palju tarka infot, et mida oma ellu rakendada. Ja ma loodan, et me kohtume varsti jälle. Ma soovin sulle imelist päeva, vahvat tehnikate kasutamist ja suurepärast elu muutmist läbi nende tehnikate. Olge tublid ja tšau!